Täna tuleb Riigikogus teisele lugemisele Karupoeg Puhh. Alan Alexander Milni teose lugemine Riigikogu suures saalis on ühest küljest kooskõlas raamatuaasta tähistamisega, samuti sellega, et ilukirjanduse lugemine on rahvasaadiku närvikavale ja vaimsele tervisele oluliselt kasulikum kui näiteks riigieelarve seaduse lugemine, kus on vähem pilte ja sisu on reaalse eluga vähem kooskõlas kui muinasjutus. Kui Riigikogu on Karupoeg Puhhi läbi lugenud, saadetakse see presidendile, kes suure loomasõbrane sellega vastu võtab ja kui läbi saab, siis ka välja kuulutab. Keskerakond lubab oma valimisreklaamis liiklejatele pealinnas ummikute vabadust ja annab teada, et viib ka oma lubaduse ellu. Kõik, kes Keskerakonna poolt hääletavad, saavad alates uuest aastast sõita eraldi Keskerakonna valijatele mõeldud sõidurajal, mis tähistatakse suure rohelise K-tähega. Teisi erakondi valinud või üldse valimata jätnud juhtidel sinna rajale asja ei ole ja istugu rahumeeli ummikus edasi, märgitakse teates. Tallinna uus strateegiakava näeb tulevikus ette ka politiseeritud linnaosade tekitamist nagu Keskerakonna linnaosa, kus elanikud saavad pooli asju tasuta, sealhulgas kartuleid ja küttepuid, Reformi linnaosa, kus sõidetakse ainult kastirattaga, Isamaa linnaosa, kus sõidetakse ainult autoga ja nii kiiresti kui vaja, EKRE linnaosa, kuhu Wolt ja Bolt ei käi, sest enam ei olnud kullerite nahavärv ei ole sobilik ja kui inimesel on näiteks tütar, kellel on välismaalasega laps, siis peab ta tütrest lahti ütlema, et EKRE linnaosas elada saaks. Oleks ka sotside linnaosa, mille elanikel on 2-päevane töönädal ja Eesti 200 tänav, kus elanikud ei teagi, mida selle teadmisega peale hakata. Valitsus on saatnud Riigikogule tutvumiseks seadusemuudatused, mis reguleerivad talumistasude maksmist. Esmakordselt näeb seadus ette võimaluse maksta inimestele talumistasu selle eest, et riigil selline valitsus on. Olgu ametis ükskõik milline valitsus, alati on suur hulk inimesi, kes just seda valitsust ei talu või alguses arvas, et on täiesti talutav, aga elu näitas muud ja õiglases riigis peab kõige selle talumise inimesele ühiskond ka kinni maksma. Talumistasu saaks sõltumata valitsusest alati umbes pool elanikkonnast ja usutavasti ei tule kunagi sellist valitsus, mis peaks maksma talumistasu kõigile ja jääks veel puudugi. Ka inimeste eraelus on palju sellist, mida peab taluma. Taluma peab meest, naist, lapsi, töökohta, naabreid, ilma, ennast. Kõik need talumised on õiglane inimestele kompenseerida. Ja veel on valitsus välja töötanud nõuannete paketi inimestele, kellel palgast ei jätku enam vajaminevate kulutuste katmiseks. Nõuandeid on üle 200. Peamine nõuanne on, et kui raha vajamineva jaoks enam ei jagu, siis tuleks kulutada sellele, mida ei ole vaja. Selliseid asju, mida inimesel vaja ei ole, ostabki ta vähe ja nii jagub palgast lahedalt kuni järgmise palgapäevani. Vajaminevate asjade soetamine käib varsti üle jõu enamikul elanikkonnast ja suhtumises tuleb teha otsustav muutus kogu ühiskonnal. Ja ka erakuulutus müüa elektriline tõukeratas. Heas korras päevas jõuab tõukeratas pikali tõugata kuni 200 inimest. Näha saab lähemas sündmuspaigas. Eetris olid uudised.